Tervitus teile kõigile siin Kaio ja Consultingu lehel. Täna me alustasime vaikuses. Vaikus on ka oluline, eks, sest et meid on täna siin 3 ja siis ei taha jutt lõppeda. Nii et tervitused teile Eveli ja Kristiina. Tšau! Tšau, tšau! Tšau! Te näete nii kaunid välja, ma ennem ei saanudki teid korralikult vaadata, siis mul oli see ekraani jagamine sees. Imeline. Ma tõesti tänan teid, et te tulite siia rääkima ja te olete 2 vägevat naist, kes said kokku eelmisel suvel ja ma pole muideks selle peale kunagi mõelnudki, aga seal on midagi minu teha ka on ju, et üks tuli mulle kursusele ja teine, kuigi ma selleks eriti ei pingutanud, et te kuidagi kokku saaksite, aga midagi teie vahel klikkis ja miks ma seda eriti näen ja tunnetan, ma ei öelnudki teile seda ennem, ma ütlen nüüd teiste ees, on see, et ma nägin Kristiina puhul mingisugust muutut, sest Kristiina saab kohe, ta ise räägib, kui kaua ta on mul kuskil mentorluses olnud. Ma arvan, et nüüd on 2 aastat kindlasti, kui isegi mitte 3, aga Eveli oli siis põhimõtteliselt esimest korda mul pikemas mentorluses ja Kristiina on teinud varem ka oleme temaga edulugu teinud, otsige üles mu kodulehelt sealt tagasiside alt ja kogu aeg, ühesõnaga Kristiinaga, kui ma tegin nagu koostööd, siis ta oli nagu kogu aeg puudu, et aga oleks vaja mingit inimest ja kellega koos teha. Ma ütlesin, et keskendu endale, ole see, kes sina oled, sulle tuleb ellu inimene, kes saab sind võtta siis sellisena, nagu sa oled, on ju. Ja ma arvan, et see eelmise suvel, me räägime siis eelmisest suvisest TIR-mentorlusprogrammist, sellest 3-kuulisest, siis järjest seal hakkan nägema ja ma arvan, et pärast hiljem eriti, et Kristiinas toimuvad suured muutused, sest te saite omavahel kokku ja kui te ütlesite, et te olete nõus tulema jagama natukene, et kuidas see suvine mentorlus läks ja kindlasti kõik, kes te meid olete siin kas otse kuulamas või järgi kuulamas, te saate siit väga palju mõnusaid mõtteid ka enda jaoks, siis mul on nii hea meel, et te koos tulite, sest ma tõesti näen, kuidas teil nagu klikib. Miks ma te kätega nii teen, klikib paika ja ma just näen Kristiina pealt, sest teda ma tundsin niimoodi natukene kauem on ju kui Evelit ja muidugi pärast naised räägivad teile, mida nad siin kõik nüüd loonud on ja mis neil kõik toimub. Aga laseme siis Kristiinal, kes on pikemalt mul mentoruses olnud, rääkida, et mida sina siis eelmine aasta sealt suvisest TIR-ist otsisid ja kuidas see teekond on läinud? Nüüd lühidalt, kui sa meile räägid. Jaa, nii tore on siin olla. Saab jälle natukene tagasi mõelda ja teha mingeid kokkuvõtteid ja vahekokkuvõtteid. Alustan sellest, et ma vist minu meelest 3 aastat tagasi äkki tulin esimest korda Kai sinu kursusele. Tasuline kursus siis oli see Minapildi restart. Ja siis ma olin pikas TIR-is siis järgmine aasta ja siis eelmine aasta siis suvetirris ja vahepeal siis veel selliseid, no enam-vähem kõikides nendes tasuta kursustes, väljakutsetes olen ka osalenud. Ehk et olen tükk aega juba tean Kaid. Ja ta tegemisin. Osa fännklubist ja eks see on vastastikune, et alati Kristiinaga on hästi toredad ja mõnusad vestlused meil olnud ja miks sa siis tunned, et sa tahad ennast hoida selles voos siin mentorluses ja asi pole tegelikult ju minus, asi on selles materjalis, selles tundes, mida see sul tekitab või kuhu see sind ju edasi viib, et miks see suvine sulle oli nagu oluline, oskad sa sealt midagi välja tuua? Jaa, ma mäletan, kui ma sinna suvetirri tulin, siis ma olin ikka hästi teises kohas, kus ma praegu olen. Täitsa lõpp, see tundub nagu nii mitte 1 aasta tagasi, aga nagu ma ei tea, mitu aastat tagasi. See ongi see koht, kus on nüüd seda binoklit vaja, et vaadata tagasi. Ja et nüüd ma tõesti tunnen, et see vahe on nagu meeletult suur. Ja ma tulin selle pärast just, et ma tundsin, et mul on vaja sellist nagu tuge, mis mind hoiab siis võimalikult heas kohas ja et ma siis lõpuks jõuaksin nagu omadega sinna kohta, mida ma kogu aeg ette kujutasin. Kuidagi see, pidin nagu ikka päris kaua ootama, et jõuda sinna, kus ma päriselt tahan. Et
see grupi tugi ja Kai, see sinu tugi, et see on, sa oled mu ellu tulnud tegelikult nagu nii õigel ajal, kui üldse olla saab. Ja ma tahangi tegelikult öelda, et sina, Kai ja Eveli, et teie olete minu elu kõige rohkem muutnud nagu ja ma olen nagu nii tänulik selle eest, et ma olen nagu mitu korda mõelnud selle peale, et kui ikkagi on nagu väga vaja seda mingisugust uut suunda ja toetust ja teadmisi ja kõike, et siis et kui nagu usud, et siis need inimesed tulevad su ellu, et ei ole nagu teist varianti. Et tõesti, ma olen nagu üli tänulik. Nii Et te mõnus ja olete. sinust kiirgab Kristiina ka seda kergust rohkem täiega tegelikult on ju, kui ma mõtlen su peale tõesti. Ja sa oled pika tee tulnud, kuigi kui sa ütlesid, et millal sa sinna Minapildi restarti tulid, ma vahepeal, vabandust, ma vaatasin, kas me ikka oleme laivis ja kutsusin see inimesi meid kuulama. Kas sa ütlesid, et oli 3 aastat tagasi see Minapildi restart, eks? No ma olen jah, mul oli esimene aasta oli Minapilt, siis oli Suvetirr ja siis oli järgmine aasta siis see 2000 suvine tirr. ja, et ta oli siis ikkagi on 2021, kui sa tulid, ma arvan. Ja ehk siis me võime öelda, et see 3 aastat, oi, nii pikk aeg ja siis me paneme oma, mitu aastat me maailmas elanud oleme, et issand, 3 aastat ja sa said sellise koha kätte ja sinu puhul kehtib küll visadus, järjepidevus. Ma vahepeal mõtlesin ka, et Kristiina jälle tuleb siia programmi, jälle siia, et mis tal on, siis saad aru, kui räägid temaga, et vau, ta tahab lihtsalt veel siit edasi minna, ta tahab veel edasi minna, et sa olid nii visa enda uskumises, et aga mulle saab olla midagi paremat, mul saavad olla need inimesed, need on kuskil ja sa leidsid nad nüüd üles, see on nagu nii vägev. Ja siit kõigile selline moraal, et ära anna alla, usu pimesilmselt, pimesilmi, nii öeldakse, et sulle on see inimene olemas, sul on see koht olemas, sa saad sinna jõuda. Järelikult tuleb natukene veel rohkem minna, eks, sest me alati tegelikult ju ennustame seda nende kuupäevadega, kui me midagi soovime, me ei tea ju, millal see meieni jõuab, aga enamus inimesi annab ju alla. Mitte poole tee peal, võib-olla juba hakkab sinna jõudma ja annab alla, on ju. Väga mõnus, siit jääb täiega märksõna visadus ja järjepidevus ja selles oled sa, Kristiina, väga hea. Mul on nii hea meel su üle. Laseme Evelil ka natuke rääkida. Ma tean, kui väga Eveli armastab rääkimist. Nüüd sa oled pidanud siin juba mitu minutit vait olema. Tšau ja tere tulemast sulle ja räägi oma lugu ka, et kuidas sina siis leidsid tee sinna suvisesse mentorlusse eelmisel aastal. Aitäh ja tere kõigile. Mina tõesti Kai grupimentorluses olen olnud 1 kord ja seda siis eelmise aasta suvetirris, aga Kaid robustselt öeldes olen mina tarbinud sellest eelnevalt, no ma ütlen ikkagi pea 3 aastat ja seda siis täpselt sellises tempos, nagu mina tahan, sest et ütleme, see sinu grupp, Kai, mis on ju täitsa tasuta, see on ju ainult kulda täis. Mine kliki, scrolli ja tarbi ükskõik mida sealt siis täpselt vastavalt, mis kohas sa siis hetkel oled. Ja suvetirri otsus ehk et ma olin teadlik sellist programmist, ma olin selle kohta ka eelnevalt lugenud, aga oma eluga ma olen ikkagi väga mitmed aastad sellises kohas, et ma päriselt valin iseennast, ma suhtlen iseendaga ja kõik need eelnevad korrad ei pannud mind särama, sütitama, see keha ei läinud liikvele, ütleme nii. Aga suvetirriga see otsus sündis välk ja pauk. Sellele eelnevalt oli sul Haapsalus üks koolitus, sõitsin Tallinnast Haapsalusse, sest ma lihtsalt nagu keha vedas ja siis ma olin juba seal autos ja juba ma sõitsin sinna Haapsalusse ja sellel samal õhtul siis oli otsus, et lähen suvetirri ehk et see oli nagu siis ütleme minu lugu, Kaid ja tema loomingut ja olen pikemalt tarbinud ja siis otsus sündis nii. Ja kui rääkides, et Kristiina ütleski, et tema on olnud ka siin, on terminid pikk tirr ja suvetirr,
et mina väga olen selle suvetirri formaadi fänn. Me alustame koos ja me lõpetame koos ja mina olen selline kiire ja kärsitud tüdruk, minule sobib see tempo ka veel eriti, mis on suvetirr. Lisaks meeletult sobis mulle just see, et tegelikult me kõik suvel, meil on, ütleme, mingisugustes eluvaldkondades natuke lõdvem, on see siis laste logistika ja kogu kooli lasteaiamajandus või on see mis iganes, kes mis töökohustustes tegev on, ehk ja päikest rohkem ja võib-olla silm ka rohkem särab ja nii edasi, et see on maailma parim aeg. Ma ütleks, et nagu päriselt endasse midagi investeerida. Ja tõesti, see on kiire ja aeg ehk et see suvi ehk et jah, ma ütlen, et see on nagu must have programm kogu ühiskonnale ja mis ma veel eriti tooksin välja, et mis sa sealt saad, et kõigil meil on oma õhulossid või ehk et kuskil me elame, et meil on nagu piltlikustatult oma kodumaja, korter, mis iganes. Aga seal sa laod endale täiesti uue vundamendi ja sa saad hakata täiesti uut elu maja endale ehitama. Ehk et sa saad nii suure korrastatuse, päriselt nii palju uusi tööriistu. Ehk et ma ütleks, et see on nagu elu elamise alusprogramm. et kui sa päriselt see panna paika on ju, siis saab jah, sinna hakata enda elu tegelikult peale ehitama. just, et nagu päriselt seda elu. Siiani on olnud meil, tihti me ju ütleme, ei, siit on see ja teine on see. Vot nüüd, siis sul ongi viimane aeg, lihtsalt mine lao oma vundament nüüd vundamendiks ja hakka siis päriselt elama. No näe, Eveli läks kohe täitsa tuuma juurde, täiega aitäh sulle ja tegelikult ma toon nüüd välja, vaata, meil on siin ka minu jaoks võõraid inimesi vaatamas, et TIR on siis Bob Proctori loodud enesearengu programm, mis üldjuhul vähemalt tema soovitas meil seda õppida 6 kuud, aga ta ütles ka, et võib teha ka kiirema variandi, et 3 kuud, et siis see koosneb 12 moodulist ja iga moodulit õppida 1 nädal või 6 kuu puhul siis on ju 2 nädalat. Ja tegelikult, kui Evel ütles, et natuke kärsitu, et saab kiiremini tehtud, siis see 3 kuu oma ei ole sugugi kuidagi halvem ja ta ei ole rohkem intensiivne, sest tegelikult sul läheb iga hommikul lihtsalt 1 tund enda peale, kus me tegelikult ka koos õpime, kes valib, on ju tulla ja me teeme seda hommikul kell 7, mis suvel on minu arvates väga-väga mõnus aeg ärgata. Ja Eveli on, sa oledki sellest nii vaimustuses, ma olin selle juba natuke ära unustanud, aga minu arvates Eveli saatis mulle iga nädal sõnumi, kui väga ta mind armastab, et ma ikka olen visa, tunneme ka teineteist ära, tunneme üksteist ära teineteises on ju, et ma olen ikka visa ja ikka seda programmi juhendan ja ikka ei anna alla ja Eveli tõesti saatis mulle iga nädal selliseid sõnumeid ja mõtlesin, mis naine see on, et mis tulemused tal tulevad ja muidugi tulemused tulevad siis, kui kaasa teed, eks. Et sa nagu päriselt selle programmi kaasa teed. Nii, TIR tähendab thinking into result, see on see, mis ma ka öelda tahtsin ja eesti keeles on ta siis tulemuslik mõtlemine. Eero, mul on see siuke tuul, et lähen õhku siin varsti. Aga võtame Eveli siin siis korra uuesti, te võite täitsa omavahel arutada, et kui Kristiina tegi tegelikult juba mitmendat korda ja Eveli tegi esimest korda seda mentorlusprogrammi läbi, mis on näiteks see koht seal TIR-is, mis teid nagu enim kõnetas või te tundsite, ahaa, siit ma nüüd sain selle nurgakivi paika ja siit sai see muutus alustada alguse või et oligi see ahaa moment sinu jaoks, sest tegelikult on ju tegemist hästi praktilise programmiga, mitte nii, et me lihtsalt õpime suve otsa ja siis vaatame, mis saama hakkab, vaid kohe hakkad on ju tegema, eriti suvel, kui sa liigud ringi, siis sa saad kõiki neid asju kohe ka kogeda, kui sa erinevate inimestega kokku puutud, erinevates kohtades käid. Et too Eveli sina midagi välja, siis saad Kristina sina ka tuua. Mina esimesena toon selle, et turvaline kogukond ja et see on sinu poolt tõesti Kai loodud ja kõik mina vähemalt sain tunda, et ma ei ole vale,
ma võingi küsida seda, mida ma tahan, ma võin arvata, ma võin, noh, mis iganes, et see meeletu tugi, et ma ei tundnud, ehk et mul oli alati väga hea meel tulla. See grupina juba nii palju motiveeris lisaks, ehk et kui Kai on, ütleme siis nii nüüd eesotsas, aga kõigil meil lisaks oma lood ja kui nende jagamine veel, et see on, noh, et sa saadki mitte ainult nagu Kai kogemus, et sa saad veel need kümned lisakogemused, et mina toon esimesena jah välja see tugi ja just see grupi, ütleme siis kooslus. Sa oled mute'i peal, Kai. Panen vahepeal mute'i peale, et see tuul ei sega kuidagi ja saan siia lisada, et mida viimasel ajal just mulle kliendid on välja toonud, et nad näevad, kui grupimentoruses jagab teine inimene oma mingit kitsaskohta või kus on tal praegu raske, siis ta saab aru, et issa, ma ei olegi üksi selles. Keegi on veel, on ju seal. Ja see ongi ka see koostööjõud, et me saame teineteist toetada. Et kui mina võib-olla ei mõista sinu kogemust nii hästi, sest mul ei ole seda olnud, siis on alati grupis keegi veel, kellel on sarnane ja tavaliselt on neid rohkem kui üks ja siis saate te omavahel kokku ja saate seda rääkida, on ju. Et selles mõttes ma arvan, see on väga hea, et sa selle välja tood. Laseme vahepeal Kristiinal midagi välja tuua, siis vaata, mis sina sellest arvad, mis Eveli rääkis? No ma olen Eveliga hästi nõus, et peamine põhjus, miks ma Kai sinu nendel kursustel erinevatel käima hakkasin, ma tundsin lihtsalt sellist hoopis teistsugust energiat, kuigi ma ei tegele igapäevaselt energiatega, ma ei ole selles maailmas, aga see on just see sõna, mis nagu kõige paremini kirjeldab, et ma tundsin, et see energia, mis siin grupis on, et see on nagu, ma ei tea, mitu meetrit ülevalpool tavalisest. Et seda on jah hästi tunda, et selline turvaline ja hoitud ja selline nagu, ütleme siis kõrgema vibratsiooniga ruum, mis tekib. Aga siis, mis ma veel tahtsin öelda? Et jah, et hästi, minu jaoks just see suvetiir kuidagi aitas jõuda sinna, et ma iseennast võtaks vastu selles kohas täpselt, kus ma olen. See on nagu üks pool ja siis, et ma seda ka siis jagan, et ei ole ennast väga lihtne jagada, kui ei ole väga heas kohas, on ju, aga siis ma otsustasin, et äkki, et mis kohas ma siis veel ennast jagan, kui mitte siis selles suvetirris, kus ma just hetkel olen. Et ma tundsin, et see, et ma leidsin endas sellise julguse olla täpselt nii, nagu ma olen, on ju, ja teine märksõna oli kindlasti see, et ma läksin rohkem veel tegevusse, kui ma senimaani olin läinud. Et need kaks hästi olulist sellist suunda, tegelikult 3, siis toetav kogukond ka. Hästi. Kuulame Evelit veel. Kas sa midagi tahtsid ka veel selle kohta lisada? Ütleme selles mõttes, et mis ma võib-olla siia toon veel välja, et mina olen hästi tark naine, mulle meeldivad lihtsad, lõbusad asjad ja ma nagu selle nagu jalgratta leiutamisega üldjuhul üldse ei taha tegeleda ja näiteks, mida mina siis napsasin ära, mina ise ka tegev mentorina, ma napsasin nii palju, ütleme tükikesi ja tarkusi ja struktuuri sellest suvetirrist ja tõesti olen nagu nii tänulik, kuidas minu ellu lisaks enda suurele tugevale vundamendile sain nii palju tööriistu, mida ma kasutan tänaseni, et tegevused, mida Kristiina ütleski, et tema siis suvetirriga läks rohkem tegevusse, nii nagu sina ütlesid, Kai,
see ei ole teoreetiline asjade päheõppimise kursus, see on päriselt ellu, ütleme, oma teadmiste rakendamine ja ma olen nii uhke iseenda üle, et nii palju nendest rutiinidest on tänaseni minuga kogu aeg igapäevaselt kaasas. Et ma olen nii tänulik sellise, ütleme, vaatenurga või õpetusviisi eest, et mis see, ütleme, see sinu, ütleme, tirrid kätkevad endas. Väga-väga vinge kuulda, et mul on nii hea meel teie mõlema üle ja praegu kuulan sind ja ma ütlen, et üks asi, mida selline mentorlus ja just see TIR teeb, see ei ole, väga paljud inimesed tegelikult pakuvad seda, et loome koos ettevõtte või kuidas Facebookis turundust teha ja see on kõik nagu tegevusse minek, aga mis nüüd siin on vahe, kui sa tuled iseennast õppima või enesearengu programmi, on see, et sinu vaatenurk elule muutub see, mida sa endast arvad, et sa saad välja sellest halast. Ma olen täna Balil olnud kohe varsti 10 kuud, ma olen väga vingete inimestega siin koos, kes on saanud võimaldada oma lapsi tuua Green School'i, eks, ja kui paljudel nendest peaaegu kõigiga, kellega mina olen rääkinud ja ma olen päris paljude inimestega siin rääkinud, on see, et aga mida ma ikkagi tahan teha, no aga ma pole ikkagi selleks piisavalt hea, aga kes mina olen, et ma seda teen. Vaat TIR aitabki kõike seda ümber muuta. Miks muidu täna mul siit küsitakse, et sa oled Kai ära või, mis mõttes nagu, kes nüüd meiega siin räägib, kus me sinuga ühendust saame, on ju. Ehk siis me alati saame oma mõtteviisi muuta paremaks, vahet ei ole, kus sa või mida võib-olla on õigem öelda, oma elus on ju korda oled saatnud, et ja loomulikult Eveli ja Kristiina ennast on teil ka vaja tänada, nagu mu treener siin ütleb, et patsutus endale ülale, hästi tegin, super, et selle pakkumise vastu võtsin. Mina olen lihtsalt siin, kes aitab ja pakub tuge ja seda programmi läbida. Aga tooge välja kumbki üks asi. Saate korra mõelda, ma toon ennem oma näite, et mis on midagi, mida te saite iseenda kohta teada. Näiteks kui mina hakkasin Bob Proctori materjale õppima, sedasama tulemuslikku mõtlemist, seda TIR-i, siis ma sain teada, et kõik asjad ei ole sugugi nii, nagu ma olen siiani arvanud. Ei pea kannatama, kui ma olen suhtes, ei pea minema närvi, kui laps jälle jääb haigeks, ei pea laskma mõnel muul välisel asjal, näiteks enda elu kuidagi mõjutada. Ma sain teada, et see, kui ma arvan, et ma olen mõttetu ja tüütu ja ma olen, issand, mis mul üks sõna veel oli, siis see on tegelikult illusioon, see ei ole tõde. Ja see suurim asi, mis ma sain teada, ongi see, et mida ma enda kohta olin arvanud, rohkem kui pool tegelikult sellest ei olnud tõde, sest see oli tulnud kuidagi teiste inimeste kaudu. Ja mida ma näengi nüüd seal mentorluses, grupi mentorluses ongi see, et mida taas on mulle kliendid nüüd just viimasel ajal välja toonud ja just ka siin need ingliskeelsed kliendid, et issand, kui hea on olla grupis, kus inimesed on sind tõstvad, sest meie arvamus väga palju kujuneb läbi teiste inimeste. Ja kui me oleme ümbritsetud inimestega, kes pidevalt kiruvad, kurdavad, jälle seda ei saa, seda ma ei oska, see on halvasti, siis see hakkab meile mõjuma, ilma et me isegi seda märkaks ja mingil hetkel vaatame, vau, mis nüüd mu elus on ju toimub. Et ma arvan, et selles, kui mina olen nendes gruppides olnud, siis see on nii tõstev, sest nad peegeldavad mulle mind. See on nagu nii võimas, et jah, kõik, mida ma endast arvan, seda ma näen peeglina, aga me võime natuke seda ka teistpidi teha, et me ümbritseme ennast nende inimestega, kes on mind tõstvad, kes on mind aitavad ja mulle näitavad, kui vägev ma tegelikult saan olla. Ja siis saab hakata arvamus mul endast muutuma ja tulebki see teine peegel mulle siia ette, on ju. Et aga tooge välja üks või kaks asja, mida te enda kohta saite teada, mis oli teie jaoks selline, nüüd tõesti kannab on ju edasi, et vau, ma ei oleks arvanud, et see kuidagi saab nii ka olla. Mina võin kohe jätkata. Ütleme, see ei ole täpselt see, mis sina, Kai, ütlesid. Räägin seda oma sõnadega, mis oli minu jaoks kõige suurem pauk. Mul tegelikult neid punkte on kindlasti väga-väga-väga palju. Aga ja just pauk selles mõttes, et mis on mind nagu päriselt väga palju edasi aidanud, on see, et hakka iseendas kahtlema. Et me mingis teemas arvamegi ja tegelikult tuleb nagu hästi välja ka. Ja see, kui ei tule, on nagu lihtsam seda avastada, ütleme nii. Aga et tegelikult
ütleme mitte näitena, vaid siis ütleme, kes ei ole TIR-is veel käinud. Fakt on see, mis sa siis oma ellu saad, sa saad kvanthüppe. Aga et kuidas minul kvanthüppe, ühesõnaga, või minul ongi väga palju aidanud see tööriist, et isegi see, mida ma tean, et mul tuleb hästi, et ma nagu korraks nagu sean selle kahtluse alla, selle oma tegevuse või mingid tegevuste jadad. Ja ma olen nii palju avastanud ja toonud oma sellesse samasse tegevusse täiesti uued nüansid, mingi uue tegevuse ploki või mis iganes. Ehk et see on minu jaoks üks kõige suurem tööriist olnud see, et tee ikkagi vahest endale inventuur ja vot sellise inventuuri tööriista. Väga hästi öeldud, väga-väga hästi, aitäh sulle. Nii, Kristiina, mis sina arvad? Ja mina, neid asju tegelikult ongi tõesti nii palju, aga mis mul hetkel nagu pähe kohe tulid, üks on kindlasti see, et kui ma vaatan mingisugust situatsiooni, et siis mina ise saan valida, et kuidas see situatsioon mulle nagu tundub, et ühel situatsioonil võivad olla väga erinevad vaatenurgad ja ütleme, mis mind on hästi palju aidanud, on see polaarsuste seadus. Et kui üks asi tundub, et on nagu jube kehv ja halb ja kõik nii edasi, on ju, et siis sellel on kindlasti sama tugev positiivne pool. Et isegi kui ma ei tea, mis see positiivne on, ma tean, et see on. Ja see viib hästi palju, aitab sellest nagu raskest kohast välja tulla, et olla selles uudishimus, et kuhu see asi siis lõpuks ikkagi välja jõuab. Ja siis see, et ma ise saangi päriselt ka valida, millise elu mina endale loon. Ja ma praegu just mõtlen, et ma olen vist sellest TIR-i teadmistest juba nii läbi imbunud. kõik need teadmised on, mitte kõik, ma nüüd võib-olla liialdan ka, aga ütleme siis need põhilised teadmised ma olen viinud nagu oma tegevustesse, ja see elu on ikkagi nagu hoopis teine, mis ta mul siin oli. Nii vägev kuulda, nii hea meel teie mõlema üle ja hakkame vaikselt neid otsi kokku tõmbama, sest ma arvan, et siin on juba nii palju pärle, ma mõned panin siia kommentaari ka kohe ära, et ma ära ei unustaks, need on lihtsalt minu arvates nii head, et ma panen siia sellise hea pealkirja pärast meie videole. Aga rääkige, mida te nüüd on ju teete, sest et sina, Eveli, oled teinud ühe vägeva kogukonna, sa ütlesid, sa oled mentor mis hakkas pärast suvist TIR-i juba selle ajal sa seal tegid ja läksid laivi ja mis sa tegid ja Kristiina, kui palju te olete koos nüüd seotud, räägime nüüd sellest, me oleme rääkinud praegu mentorlusest ja kuidas me kasvame koos, aga nüüd te olete jätkanud koos, see on ka koostööjõud, mis nüüd siis toimub ja kuidas see toimub ja kas te olete nagistamised siis ära nagistanud või ei tulnudki neid ja räägi sellest keha ja meelepäevast ka natuke, Kristiina, sest see on ka vägev, on ju, mis te olete teinud. Vaatame, kumb tahab rääkida. Mina siis alustan, ma saan aru. Eveli räägib sellest oma poolest ise, aga see koostöö meil kuidagi nagu lihtsalt kuidagi tuli. Selles mõttes, et ma suvise TIR-i lõpus teadsin raudselt ühte asja, et mina enam ei ole nõus üksi edasi minema, üksi tegutsedes, et minul on lihtsalt vaja kedagi, kes mind niimoodi igapäevaselt toetab. Ja kuna Eveli suvise TIR-i käigus selle mentorgrupi asja kõik lõi, on ju, siis ei pidanud nagu üldse midagi mõtlema, et kuhu ma siis lähen ja mis ma teen, on ju. Ja praeguseks me oleme siis väga tihti teeme koos erinevaid asju.
jutt on tegelikult nii pikk, mis me kõik teeme, aga Eveli oskab sellest kindlasti kuidagi lühemalt ja paremini rääkida. Aga siis jah, meil on ka need keha ja meele päevad, mis on siis nüüd toimunud 3 korda igal aastaajal põhimõtteliselt. Jah, suvi, kevad ja siis sügisel siis oli esimene kord. Ja need on ka nii mõnusad, et iga kord on natukene erinev, midagi on ka sarnast ja me siis teeme seda koos siis pikast tirrist, kellega me läbisime koos pikka tirri siis koos 4 vägeva naisega. Ja no minu meelest läheb küll kogu aeg paremaks, et väga soovitan kohale tulla ja ise tulla kogema, mis me teeme ja kuidas ikkagi on. Ja kuidas nad infot saavad, et ma tean, Facebookis on teil event, aga kus lehel või kus seda leiab? Me paneme kindlasti ürituse Facebooki üles ja vaatame, et võib-olla seekord tuleb ka Facebooki leht. Aga igal juhul kindlasti Facebookis jagame seda infot. Anna siis mulle teada, ma jagan siis ka, siis teised saavad ka näha, et hästi, super, nii hea meel su üle. Nii, mina võtan siis otsa üle, et Kristiinal ja nii vahva kuulata, et esimesest tirrist on kehameelepäev ja teisest tirrist on märksõna koostöö äripartnerlus Eveliga. Aga ütleme, et kui selle loomise, mentorgrupi ja loomise juurde tulles, siis tõesti see sündis suvetirri ajal. See detailaste ja see struktuur, see on, ma ütleks kohe täitsa tirri süü. Sest minul elus ikkagi viimased, ütleme, 10 aastat ma päriselt tunnetan, see ei ole ainult sõnakõlks, et ma usun, üksi saab ja jõuab ka kuhugi. Aga päriselt koos tehes, see on ikka meeletu kvanthüpe, kui palju kõrgemale ja kaugemale on võimalik liikuda. Ja kõik oma tegevusi, mõtteid, see on nagu minu üks suur vihmavari elus. Ja teine, ütleme siis, mis käib kohe selle sõnumiga kaasas, on see, et tegelikult peavad olema asjad lihtsad, lõbusad ja tasuvad. Et see on minu elu üks moto, ükskõik mida ma teen. Ja tegelikult siis see, mis sündis kohe peale suvetirri, tänaseks on väga palju täiustunud, aga märksõnadega kindlasti ongi see, et kõige esimene on lahkus iseendaga ja pidev iseendaga töö. Ja teine pool on siis see, et ole ilus nii, nagu sulle meeldib. Ja siis ma panen sulgudesse ka ole. Ja siin ei ole sellist ühte iluetalooni, et mulle päriselt meeldivad punased huuled, mulle päriselt meeldib. Aga see on väga okei, kui sulle ei meeldi, aga minu jaoks on oluline, et sa ütledki, jaa, mina olen ilus. Et see on minu elu üks päris see missioon, et kõik inimesed ütleksid, et jaa, ma olen ilus. Ja see, kuidas sa saad olla, ongi, see on mõtteviis, alustad tirrist, mine pane oma vundament paika, tule liigu edasi meie gruppi või tee paralleelselt, tee mis tahad. Aga faktiliselt see, ütleme siis minu jaoks see kombo kokku, et vot siin ma võingi, Kristiina, et teeme kohe, me ei ole seda kokku leppinud, eks, et kui sina võtad oma selle algusloo, mis oled rääkinud, et sulle ei meeldinud peeglisse vaadata.
noh, räägi see lugu ehk et Kristiina, noh, ma ütlen, et minu üks jälle elu suur punkt on tehtud. Kristiina ütleb, et on ilus. Aga päev üks, kui me seal kokku saime, siis ei olnud ilus. no jah, ma ei olnud, mulle ei meeldinud sellepärast peeglisse vaadata, et ma lihtsalt nägin, et ühesõnaga ma ei hoolitsenud oma näo eest. Noh, see oli nagu selline, noh, jah, see asi, mis mulle ei meeldinud, et ma olin kuidagi väsinud ja kuidagi selline kustunud. aga vot nüüd on hoopis teine, nii et nüüd mul on hoopis vastupidi, et vahest vaatan peeglisse ja ikka ei usu, et ongi nii hästi või. nii Ehk et äge, ma minu ütlen, jaoks on jah. ilu päästab maailma, naised, ilu päästab maailma. Jaa, Kõik saab alguse sellest ja siis saab tulla armastus ka, sest me ei saa enne armastada, kui me ei arva, et me oleme ilusad. See on tegelikult nii lihtne, vaata, onju. jaa. Ei, ma arvasin, et või noh, tähendab, ma teadsin, et ma olen ilus, aga noh, see, ütleme, vanusega lihtsalt mingid asjad nagu hakkavad Sa ei taandarenema, ütleme nii. uskunud seda, onju. Sa ei uskunud onju seda, sest mul on kliente, kes on läinud lõpuks trenni ja ma ütlen, ja mine nüüd tee seal peegli ees trenni. Mis asja? Peegli ees või? Ma eelmine aasta olin peeglis, ma läksin minema, ma ei julgenud enam jõusaali minnagi. Mul on nagu, et mida, sa oled ju sina. Sul on vaja ennast aktsepteerida, onju. Nii et Ja. täiega äge, nii ägedad olete, aga Eveli, ütle korra seda ka, et mis sinu grupp, kus kohta nüüd keegi, äkki mõni vaatab, et oh, pekki see Kai mentorlus, ma tahan minna Eveli juurde. et kuidas ta saab sinuga ühendust? Kõige lihtsam on Facebookis täiskasvanud intelligentne naine. Ja sealt argnevad asjad edasi. Leiad lingi sealt biost mentorgrupi kohta ja nii edasi. Okei. Kuulge, ma ei hoia teid rohkem kinni, meil on nii mõnus energia, aga me lõpetame ära, sest mul Kas on ma kohe ei edasi või, ma liikuda. tahaks veel lõppu öelda midagi. Ütle, ma just tahtsin öelda, et kes tahab lõppu veel midagi öelda, palun, lihtsalt ma enam ei küsi, aga palun Ja. öelge. Ma tahaks nüüd Evelit veel kiita siin kõigi ees. Kai kiitsin juba ära, nüüd on Eveli kord. et Eveli on saanud endale minu käest hüüdnime Pärl, sest et tal on lihtsalt nii palju andeid ja ma olen nii ülitänulik selle eest, et Eveli on õpetanud mulle, kuidas olla iseenda vastu lahke, kuidas teha asju lihtsalt ja lõbusalt ja kuidas siis elada nii, et elu oleks kerge ja lihtne ja lõbus. Väga lühidalt öeldes. Aitäh, aitäh. Vastu tuleb ka osata võtta ja mul huuled värisesid, aga ma olen südames tänulik. Aitäh, aitäh. Nii armas, ja mul on nii hea meel, sest et ma ju olen näinud su teekonda, Kristiina, ja me oleme sellest tegelikult nagu nii palju rääkinud, aga järelikult oli vaja sinu ellu õiget inimest, on ju. Et üks asi on viinud teiseni ja mul on nii hea meel, et te saite kokku ja Evelil on tõeline anne tõesti seda teha ja Kristiinat siis kiidame ka korra, sest et Kristiina on tulnud välja tegelikult depressioonist. Sellest me rääkisime ühes teises laivis, kuidas sa oled edasi liikunud. Ma tean neid pikki sõnumeid, pikki telefonikõnesid sinuga ja sa oled vägeva teekonna läbi teinud, Kristiina, nii et täiega kiidan sind ka selle eest ja ma tänan teid kõiki, kes te olite siin kuulamas, vaatamas. Aitäh, Eveli ja Kristiina, et võtsite selle aja tulla siia rääkima ja kes te meid siin kuulasite nüüd või kuulasite järgi, kirjuta siia alla, mida te sellest meie vestlusest kaasa võtate. Ma panen need lingid ka siia, kehameelepäeva lingi siis, kui see tuleb, Eveli täiskasvanud intelligentne naine siia ja vägevad olete. Minul on nüüd inspiratsioon laes, mõtlen, mis ma nüüd siin tegema hakkan. Aga reklaami natuke ka, et esmaspäeval alustan siis taas selle 3-kuulise mentorlusega
kirjuta mulle täna kohe, ma saan täna mõned kõned teha, homme on mul aega, vajadusel ka laupäeval, sest tavaliselt enne programmi alustamist teen ka nädalavahetuseti tööd. ma olen tänaseks koos seal 14 inimest, meil on hästi vinge grupp. Näiteks ma pean välja tooma, et Liina Ostumaa on seal, kes on tõeline staar, Bob Proctori fänn, ta teeb 5. korda tiri läbi, seal on teised mul tiimist olemas, Kristiina tuleb, Maarja tuleb, Meelika tuleb, Kairi, mu kõige uuem assistent ja muidugi need teised naised, kes on vägevad ettevõtjad, ma arvan, juba selle grupi pärast tasub tulla, sest et ma ei saa lubada, et mul kunagi enam selline vinge grupp on koos, on ju, sest need pärlid, et Eveli on pärl, aga neid pärleid on ju veel, et mida inimesed, kes on juba kogenud tirri ja mis muudatusi nad on teinud, need saavad sind veel ülespoole tõsta, nii et kui sa oled mõtlemas, siis kirjuta mulle, jaga oma kõhklusi, kahtlusi, kahelda on hea, aga kahtle selles, et kas sul ikka on õigus, on ju. aitäh teile, naised, ja täiega vägev. aitäh teile. aitäh, aitäh, Sulle. aitäh, Kai, aitäh, Kristiina.